just lõpetanud teatriga, oli teise aasta. Mina, Kait, Ott ja Ragne tegime Lõuna-Eestis luuleetendust ja kõik teised läksid magama ja mina jäin juttu rääkima ühe 65-aastase harrastusteatri näitlejaga. Olime mõlemad väga purjus ja siis rääkisime igast elust ja teatrist ja siis ta rääkis mulle oma nooruspõlvest, kuidas tema ajal kõik olnud oli ja siis rääkis, mis naised tal olnud on kõik ja siis ühel hetkel ta küsis mu käest sellise küsimuse, et kas ma võin su tilli katsuda. Ma ei saanud üldse aru, et mõtlesin, et ta tahab oma mingit noorusaega meenutada, kui tema ise oli ka selline sile poiss ja ütlesin, et kui sul väga vaja on, siis võid küll, jah. Ja siis tundus väga kohatu olukord, panin siis suitsu suhu ja nööpisin oma püksid lahti ja siis järgmisel hetkel ta juba lähenes mulle ja siis mingi ja siis natuke aega ta sealt mudiseda, mul oli juba väga imelik olla, et sain aru, et see asi vist ei ole väga normaalne, mis hetkel toimub. Ja siis ta ütles, et silmad paubid, et mis sa arvad, kui sina ja mina, et me kahekesti läheksime kuskile. Ja siis ma ütlesin, et ma ei tea, et ma vist pean magama minema ja tõmbasin kähku, reebisin ta käed lahti, tõmbasin püksid üles ja nööpsin kinni ja olin väga endast väljas ja jooksin magama. Ja siis ma ajasin Kaidu veel öösel üles, ütlesin, et Kait, et sa ei kujuta ette, mis minuga praegu juhtus, et mul on tõesti sul hommikul üks päris lugu rääkida.